teema on see, et me mõtleme, kuidas nende häälega ühendust saada ja mis võib seda takistada. Et tänapäeval me näeme, või ma olen hästi palju igapäevaselt näen, kuidas inimesed elavad kuskil omas nagu automaatses ringis ja nad isegi ei tea, mis oskused neil on, mis neile teha meeldib. Selline, et nagu pidev teadmatus on, et enda isikupära nagu kadunud. Ja siis üks päev kohtusime Avega ja mõtlesime, et kuna tema just aitabki inimestel oma häälega ühendust leida ja mina aitan siis seda, et kuidas sellega nähtavale tulla ja turundusliku poolt, mis on tegelikult vägagi psühholoogiline samuti. Et mõtlesimegi, et see oleks nagu ideaalne kooslus, mida koos põrgatada neid teemasid ja inimestel nagu nii-öelda need teemad kokku panna. Et jah, aga võid natuke iseendast rääkida, sina ütled kõige paremini, muidu see on jälle läbi minu jutt, et ise ma arvan, oskad kõik paremini ennast tutvustada. No esiteks ma väga tänan sind, et sa mind kutsusid ja et me üldse nagu tuttavaks saime ja ma tänan ka kõiki inimesi, kes praegu on võtnud selle hetke ja aja, et meiega koos olla siin see 40 minutit, et me katsume päris sellise suure ja olulise teema nagu saada siin kokku. Aga see on oluline, sellepärast et hääl on tegelikult meie üks kõige intiimsem osa, et paljud elu jooksul on seda kogenud, et lõpuks me vaigistame oma hääle nii ära, et küll meil öeldakse juba nagu lapseeast saadik, et ära sina räägi, ole tasa, kui tuleme siia ilma, tuleme siukse kisa ja käraga, et kogu see universum rõkkab ja siis hakkab see kogu aeg nagu see allasurumine. Et häälele ma nagu lähenen alati nagu mitut viisi, et loomulikult, kes ei tea mind veel, siis tegelikult olen ma see inimene, kes toob nagu selle sinu enda sisemise hääle. Et see, mis hääl on meie sees, tegelikult see vaikne hääl. Et me ei räägi nüüd praegu siin nagu sellest, et kuidas nagu võimendada siis oma nagu lauluoskusi, kuidas võimendada oma kõneoskusi. Jah, seda me saame kõik teha. See on see, et seal on lihaste töö, see on see, et sul luustik hakkab helisema, et see on need füüsilised harjutused, aga mis on nagu oluline, on oluline ära uuesti ühendada oma südame häälega. Ja võt seda enam paljud inimesed ei tea. Ja ka mina nagu selles mõttes elasin nagu tükk aega, mitte tükk aega, vaid ikka väga pika aja oma elust sedasi, et ma ei julgenud nagu oma häält nähtavale tuua. Et lihtsalt see hirm on nii suur ja see, kui ma nagu hakkasin ka nagu rääkima milleski, hakkas hääl katkema, hakkas nagu kohe midagi siin. Ma olen näinud ja kohanud seda nii tihti, et kui inimene hakkab midagi välja ütlema tõtt või see, mis tal nagu tegelikult seal nagu sees on, siis hääl millegipärast hakkab katkema. Hakkab kohe sul tulema mingisugune klompsi ette, see tähendab seda, et hääl tegelikult sisaldab meil nii palju emotsioone. Ja see ongi see, kuidas ma ennast tutvustaksin. Ma olen tegelikult lihtsalt inimene, kes tuleb ja jagabki tegelikult oma nagu elukogemust, sest neid kogemusi on ja see teekond on olnud nagu üsna pikk, et katsume täna kuidagi niimoodi saada, et see võimalikult hea siit välja pigistada. No tuleb see, mis tuleb. Mina alati lasen loojal kõik luua, et nii on kõige parem. Aga ma arvan, et alustaks sellest, et kas sa oled kunagi ise tundnud, et sa nagu tahaksid midagi väljendada, aga lihtsalt ei tule kuidagi välja see, et või kuidagi piirad ise ennast. Alustaks kuidagi sellest, ma arvan, see on kõige selline populaarsem teema, et me ei julge tegelikult väljendada ennast. No nüüd seda enam ei ole. Nüüd seda enam ei ole, aga paljud ei tea ilmselt seda ka, et ma olen laulja, ma olen ooperilaulja ja ma olen olnud kunagi siis mitme õpetaja poolt siis lapsena nagu kohe niimoodi nagu öeldigi, et sa oled viisipidamatu. Et sa ei pea viisi, sa ei tunne rütmi
kuni selle hetkeni, kui ma kohtusin tegelikult 13-aastaselt ühe väga väeka šamaaniga, kelle vanaema siis oli Lõuna-Eestis tegelikult selline häälega ravitseja ja ta ütles, et ei ole sellist asja olemas. Kõik me nagu oskame tegelikult tantsida, kõik me oskame tegelikult laulda ja meil on kõigil hääl olemas. Aga ka mina kasvasin üles sellises kodus, kus ma olin see nähtamatu laps, et võimalikult turvaline oli niimoodi olla, et ma Jumala eest midagi ei rääkinud ega ei öelnud, sest selle eest ma sain karistada. Ja ma õppisin lihtsalt nagu elu jooksul nagu vaigistama, aga tulles tagasi selle šamaani juurde, et need harjutused, mis ta mulle nagu andis edasi, need väeharjutused, need tõesti nagu hakkasid toimima ja 2 aastat järjest ma tegin neid harjutusi, mis ta andis. Ja ma hakkasin viisi pidama ja see on nagu tõesti sündinud lugu ja lõpuks ma 16-aastaselt võitsin Läänemere maadevahelise laulukonkurssi. Ennem ei teadnud minust mitte keegi, mitte midagi, ei tahtnud mind keegi õpetada. Ehk puhas loodus, ma tahan öelda seda, et mind paelus linnulaul, mind paelus loodushääled ja see töötab siiamaani, et me oleme ära unustanud tegelikult selle, et kui palju tegelikult me ise oleme loodus ja kui vähe me seda nagu kasutame igapäevaelus, et me kasutame siin mingeid muid asju, aga kui lihtne on connectida ära iseenda nagu hääle läbi ja saada see enda sisemine hääl tagasi. Sest ega siis sellest on vähe, kas sa hakkad viisi pidama või mitte. See on see, et kas ma hakkan usaldama oma sisemist kompassi või mitte. Ja 19-aastaselt olin ma Norra Rahvusooperis peaosas, laulsin Orpheuse ooperis, jah, Eurydice rollis. Et kuni siis selle hetkeni, kuni ma ikkagi sain taaskord nagu jälle sellise ebakindluse ja asjaga nagu kokku, et ma nagu vaikisin nagu kuni siis aastat 2025. Ehk ma pidin läbi vaikuse nagu uuesti teades nagu neid teadmisi, oskusi, omades imeilusat looduslikku häält, õppima siis vaikides uuesti nagu nende elusaladustele nagu ligisaamist. Et tundub ulmeline lugu, aga tegelikult tõesti sündinud lugu. Nii et nüüd mul on olnud siis ka inimeste seas nagu viisipidamatuid, kes ongi nagu tulnud nagu naljaga minu juurde, et kuule, et Ave, et mulle on nagu kohe öeldud, et ma ei pea rütmi ja ei pea viisi ja ma olen öelnud, et olgu, me saame kohe selle nagu järgi kontrollida ja 8 inimest täiesti viisipidamatut. Ma räägin siin nagu täiesti viisipidamatutest, et 2 nendest annavad tänapäeval kontserte ja peavad viisi ja see ei ole nagu see, et see laulu asi, vaid tegelikult mida ma nagu inimestele õpetan, kuidas sa nagu igapäevaselt nagu saad oma häälega kontakti. Oli keeruline jutt, on ju? Ei olnud või? Oli aru saada veel? Mis sa tunned, mis sind kõige rohkem, kuidas sa nagu enda selle kontrolli alla said, et okei, nüüd me võtame selle teekonna ette ja nüüd ma tulen avalikuks või hakkan ennast näitama. Et kuidas sa nagu ise selle muutuse endas tegid? No kõigepealt toimus 2024 selline murrang, et ma kaalusin 91 kilo ja ma väga häbenesin ennast. Esiteks ma hakkasin ennast igatepidi võib-olla läbi aegade varjama ja ma ei teinud ka tööd, mis mulle rõõmu tõi ja ma selles mõttes olin ikka ennast nagu nii palju reetnud, kui reeta üks inimene saab. Ja see oli üks tulikafestival, kus mul nagu oli võimalus minna korra lavale, et seal oli spontaanselt siis muusikud mängimas. Ütlesidki, et palun, et kes soovib nagu häält teha, tulge, laulge. Ja seal käisid hästi paljud nagu läbi ja siis ühel hetkel ma tunnen, ma ei saa enam istuda siin, et ma olen juba nagu nii pikalt varjanud, ja kuna ma olin nii suur, siis ma päriselt häbenesin ennast inimestele näidata. Ja ma läksin korra sinna lavale, ma laulsin nii, et see tuligi nagu täpselt siit südamesse. Tegelikult hääl elabki meil südames ja siin hinges, et
et see hetk, kui ma selle hääle nagu vallandasin ja see, mismoodi see inimestele mõjus ja see ühendus taaskord nagu tekkis, et see pani pärast seda nagu mõtlema, et kuule, et see hääl on ikka palju enamat kui mingi asi ja kuna ma olin nii suur, lihtsalt nagu tõsiselt suur, nagu paks, vabandust, siis ma mõtlesin, et aga mulle ju see šamaani omal ajal rääkis ka teatud sagedustest. Tegelikult, kes tahab tegelikult ka kaalust nagu alla võtta, 280 hertsi, palun kuulake, saab päriselt nagu toimima, et tundub uskumatu, aga proovige kõigepealt järgi ja siis tulge rääkige, kas on ikka uskumatu. Kui kaua peab tegema? Seal läks mul niimoodi, et mul esimesed tulemused hakkasid 4 kuu pärast, sest mul ei olnud enam midagi kaotada, ma ei liikunud, ma ei söönud enam tervislikult, et ma peitsin toiduga oma emotsioone. Ühesõnaga, ma olin emotsioonisööja, ma olin nagu täis, lihtsalt ei olnud enam nagu füüsiliselt nagu aktiivne. Ja siis ma hakkasin ise oma häälega uuesti ka katsetama, et tegelikult on oluline kehaga ära häälestada, et keha on meie instrument, nii nagu on klaveri häälestaja, et sa lähed klaveri taha, kui ta on häälest ära, sa võid ükskõik kui ilusaid palasid mängida, see ei ole harmooniline. Et sealt edasi ma hakkasin nagu öösiti, ma olin kogu aeg üleval ja järjest läksin sügavamale ja sügavamale, et aru saada, kuidas see keha häälestamine on. Ja siis ta hakkas tegelikult toimima need hertsid. Ja ühe perioodi jooksul, mis oli 4 kuud, ma kaotasin selle aja jooksul 19 kilogrammi. Jah, aga nüüd ma nagu elus ikkagi nagu tulin nagu ikkagi tervisliku toitumise juurde, see on pikk protsess, kus ma nüüd nagu näen, et kui oluline on see, et sa enda eest hoolitsed, eks ole, eriti kui sa nagu oled juba ühenduses endaga, sa ei saa enam reeta. Aga laulmise juurde tulles, et 2025, täpselt aasta tagasi, oli üks saade Täheks sündinud, kuhu mind siis kutsuti Maria Kallast esindama ja mul oli vaja 2 nädala jooksul ära õppida 4 kõige raskemat aariat ja ma mõtlesin, et ma ei ole võimeline seda tegema ja esindama veel, kui te teate, kes on Maria Kallas, on nagu ooperimaailmas geenius, eks ole. Et see moment nagu pani mind nii proovile, tegelikult ma tahtsin nii peitu pugeda, aga mul oli nii ebamugav, aga ma mõtlesin, et mingi see sees olev jõud ütleski, et ei, sa lähed sinna saatesse, sa laulad ja siis, kui ma tegin oma hääle lahti ja see, mismoodi see inimestele mõjus ja taaskord minule endale, siis ma sain aru, et see on minu tee. Aga muidugi veel läks sealt kuni mai lõpuni aega, et aru saada, et see ongi minu teekond, on ju. Et sul mõistus ei võta kinni, et sa pead ikka tööl käima ja äriasjadega tegelema, mis hääle asju sa ajad. Ja kui lähed veel räägid mõnele inimesele, et kuule, et siin seal sa õpetad siin neid šamaani asju või nagu vanarahva tarkusi, siis vaadatakse, et ühesõnaga see nähtavale tulek on mul siiamaani nagu küsimärgiga. Et kui palju ma julgen nagu täna teil siin ka rääkida sellest ilma, et ma jälle mingi, ütleme niimoodi, et valuga kokku ei puutu, sest nähtavale tulemine on alati hästi ebamugav ja millegipärast ka sa võid olla tegelikult oma seltskonnas nagu väga nagu sügav ja rääkida tõest, aga kui seda rääkida nagu avalikult ka inimestel, kes sind ei tunne, on see väga ebamugav tunne. Aga mul on nagu hea meel, et me täna siin nagu oleme täitsa nagu avalikult seda tegemas. Et võite mulle pärast hullumaja auto ja siis järgi kutsuda. Ei ole nii midagi. Või saate siit nii palju nippe, mis muudab nagu päriselt teie igapäevaelu nagu sügavalt. Need lood alati aitavad just. Ma vahepeal tunnengi, et ei olegi vaja mingit häkke ega midagi kuulata, vaid lihtsalt kuulake, kuidas keegi teine nagu sai mingite soovitustest abi ja juba see inspireerib mind ka näiteks midagi tegema. Sest ma nägin, et tal oli võimalik sellest lahti saada, seega mul tekib ka endal selline lootus, et vau, et mul võib ka selline sama asi olla.
et nagu lood nii-öelda, nagu ma räägin turunduskeeles, müüvad tegelikult palju paremini ja toimivad, sest seal on päris elus transformatsiooni nagu energia, et meil ei ole vaja tegelikult mingit nagu koolis nii-öelda õppida mingit haridust, vaid okei, see oli veidi vale teema, aga võib-olla pigem ongi usaldada seda teekonda, nagu sa rääkisid samamoodi, et meie selline kõhutunne või intuitsioon tegelikult juhatab meid kogu aeg õigesse teele, aga lihtsalt vahepeal see aju teeb mingeid oma vanu mustreid edasi, eks. Et kuidas sa nagu ise näed, et millal sa hakkasid oma sellist intuitsiooni usaldama, sest ma tean, mul oli alati vahepeal selline, et ma ei tea, kas see on nagu õige, aga samas, kui ma hakkasin puhtalt sellist kõhutundest nagu asju tegema, siis nagu elu muutus täiesti just sinna, mida ma tegelikult tahtsin kogeda ja millist elu ma nagu üldsegi, noh, mis tegi mind rõõmsaks, igatahes. Et mis sa arvad? Jaa, just. Hakkad tulema juba, noh, nähtavale tulemine. Sain su küsimusest väga hästi aru, et tegelikult mul oli lapsena nagu iseendaga nagu väga-väga hea ühendus, eriti see, kui ma nagu loodusega nagu, ma käisin tihti looduses, et kuna oli mul ka muidugi vaja see kooliteekond läbi käia ja teha nagu ära kõik need gümnaasiumid ja ülikool ja siis need saavutused on ja need olid loomulikult minu nagu teekonnale nagu kuuluvad nii nagu on nagu paljudel. Aga ma kaotasin oma sisemise nagu kompassi ja hääle niimoodi, et ma lasin teiste inimeste arvamusel väga palju ennast mõjutada. Ja samas ma teadsin kogu aeg südames nagu oma tõde. Et see tõde, see väike hääl, see pisike sädemekene on nagu kogu aeg seal elanud ja mida ma nüüd nagu ka teistel aitan, et see lõkkele nagu uuesti puhuda, et iga inimene tegelikult omab seda tõde ja ega mina õpin ka siiamaani koolis, aga mul on oma tõde, eks ole, ma ei lase ennast, noh, ma olen nagu kursis, eks ole, mis maailmas toimub, aga samas mul on ju oma sõnum öelda ja igal ühel on oma sõnum öelda, aga lihtsalt me kuidagi häbeneme seda teha, et seal all ongi nagu nii palju tegelikult nagu ma rääkisin, neid emotsioone ja kõige nagu suurem asi ja takistus on see hirm ja see hirmust läbi tulemine ja selles osas ma ütlen ausalt, et tegelikult meil kellelgi ei ole rumalad mõtted, lihtsalt me arvame nagu rohkem, aga südames on alati, et see, mis teil esimene mõte pähe tuleb, see tegelikult on õige. Ja mitte kunagi see ei reeda, et hiljem sa hakkad nagu seal ümber nagu mõtlema ja tegema nagu mingisuguseid loogilisi järeldusi, aga tegelikult see esimene vastus on meil kõigil, absoluutselt kõigil. Lihtsalt nüüd on iseasi see, et kui palju sa oled nagu sellele leegile või nende leegitulukestele andnud nagu igapäevaharjutuste või kontsentratsiooniga nagu jõudu, et see nagu lõkkele nagu puhuda uuesti, et see on nagu küsimus. Et igapäevaharjumused on küll ka, et see teadmine, et kui ma ka inimestele annan edasi nagu mingisugused nagu harjutused või mõtted või nad käivad ka minu süvaseanssidel, nad saavad kontakti või ära lahendada midagi, kui nad hiljem ei tee neid, ei anna panust, eks ole, siia füüsilisse maailma, kas või sellega, et nad võtavad enda jaoks 1 minut. Noh, ma olen teinud ühe suure asja tegelikult nagu nii lihtsaks kui vähegi võimalik ja kui nad ei leia seda 1 minutit, siis kuidas sa kasvatad seda oma seda sisemist häält, intuitsiooni, siis sa järelikult ei ole huvitatud, siis sa oled ikkagi huvitatud sellest muust maailmast, mis sinu ümber nagu toimub. Et nii need asjad käivad, et sa ikka ise teed otsuseid. Igal ühel on vastutus oma elu eest ka, eks? Et nagu milline tema elu on, see on ju tegelikult tema enda teha kõik. Absoluutselt ja mina olen nagu seda meelt, et tegelikult inimesed võikski rohkem vastutust võtta ja me ka jookseme mööda neid tervendajaid ja teadja inimesi ja need ongi pusletükid, mis sa elus saad. See on nagu
see on nagu normaalne, sest teised inimesed peegeldavadki sulle nagu seda nagu, mis sinu enda maailmas ka toimub ja tegelikult ma saan nagu kogu aeg, iga päev teiste inimeste kaudu nagu seda infot, aga sa ei saa nagu ära kaotada nagu seda vastutust, et keegi, kui minu juurde ka tuleb, et lahendamegi koos, eks ole, aga ma ei võta nüüd sinu nagu tervenemise eest ikkagi nagu lõplikku vastutust, on ju. Et see unustatakse nagu tihtipeale ära. Aga ma olen väga konkreetne inimene ka olnud, et sellest me peame aru saama ikkagi, et me oleme üks suur tervik, kes on ka see kollektiivne nagu omavahel nagu ühenduses olemine. Ja keegi ei ole kuskil süüdi ja keegi ei ole kusagil nagu targem tegelikult ja ei ole nagu vähem targem. Meil on kõigil oma tõde nagu sees kanda. No kuidas, kas on ka selliseid inimesi, kas oled näinud, et kellel ei ole seda ühendust oma intuitsiooniga? Näiteks ta ei tunnegi oma sisemist häält, on nagu, mis ta jamata, vaata, mul küll sellist asja ei ole. Et kuidas siis nagu sellega ühendust saada? Oskad sa öelda? See on jälle, vaata, olenebki nagu osadel inimestel, tegelikult väidetakse, et kõigil on hing, on ju, ongi. Aga oleneb tema nagu elu käigust, et kui palju tema on oma nagu hinge saanud üldse nagu väljendada või mitte, et kas ta on saanud selle keskkonnas kasvades karistada selle eest, et ta on nagu ennast väljendanud, ühel hetkel nagu pannud selle nagu asja kivi alla ja eitab nagu igasugust nagu sellist intuitiivsust ja kõike, sellepärast, et ta pelgab mingit nagu, ta tõrjub eemale nagu tegelikult oma nagu valu. Või leitakse lõpuks ühendus, et minu parimaks sõbraks saab ChatGPT, on ju. Et ChatGPT on väga tore tegelane, aga ta on hingetu olend. Tööriist. Täiesti tööriist. Ta on hingetu, on ju. Et selles mõttes, et mina nagu soovitan ikkagi nagu, mis ma soovitan? Ma ei soovita tegelikult mitte midagi. Ma ütlen seda, et ma olen näinud, kuidas inimesed lähevad nii pähe ära ja hakkavad kõike seletama ja nad lähevad oma kehakontaktist eemale, sest see hääle asi, mida ma teen, on see, et see hääl on sillaks sinu mõistuse ja keha vahel. Me ei saa ära unustada seda keha, mis meil on kaasa antud. Ja see hakkabki looma seda nagu info välja sul. Et need vibratsioonid, need sagedused, see kardetakse oma keha kontakti. Vaata, meil on mingid küsimused siin tulnud. Küsimused on väga teretulnud, ma armastan neid. Kohe võtame siit lahti ka. Kellel on seljavalud? Ma tean, paljudel on, minul oli näiteks hästi suured seljavalud. 174 hertsi. Pange peale, läheb paremaks. Tõsiselt aitab. Küsitakse, kuidas sina ennast ise laed? Kuidas mina ise laen? Ma rääkisin ka nagu sellest loodusest, on ju, aga ma ei satu iga päev loodusesse, et ikkagi on see, ma kasutan seda, et ma panen käed siia südamele kindlasti, sest keha armastab puudutust ja kontakti ja ma kasutan ka nagu tegelikult ühte hingamist, kus 5 sekundiga ma hingan sisse, 5 sekundit hoian hinge kinni ja keele ots läheb siia suulakke, sest me ühendame ära uitnärviga ennast, mis ühendab kõiki meie neid organeid. Ja 5 sekundiga siis hingan välja ja niimoodi, et lõug järjest läheb allapoole. Et see lõuapinge on nagu meil nagu kõigil ja siis on teine asi, mida ma teen, et käed lähevad kõrvade peale, sest kõrvad on hästi manipulatiivne organ, pluss silmad ka, et ennem kui ma siia tulin täna vestlema, et need on nagu hästi kiired nagu sellised laadimise nagu momendid, et kus sa panedki käed kõrvade peale, häälik on tegelikult see häälik, et silmad kinni ja paned siia, vajutad kõrvade peale ja kas või hetkeks oled. Et see on nagu, siit võib nagu pikemalt nagu rääkida, aga see on nagu hästi kiire laadimine. Ja loomulikult need sõnad, mida ma kasutan iga päev,
see on hästi laadiv, et armastusega nagu rääkida, armastusega ka enda osas nagu olla armastav, sest mina kunagi, vaata need, kui me rääkisime, et kas ma olen näinud inimesi, kellel ei ole üldse hingeühendust, jah, need inimesed ei armasta ennast. Ja nende seal ongi see, et nad ise ennast enam ei armasta. Ja aga see on sellepärast, et laen ma loomulikult liikumisega, loomulikult hea toiduga, positiivsete nagu märkamistega, hetkes elamisega, et see hetkes olemine on ka üks suur õpetaja, et mul onu ütles kunagi nagu hästi, kõlab ropult nüüd on ja andke andeks, aga mõned asjad tuleb välja öelda nii, nagu nad on ja räägime ikkagi tõest. Et onu ütles, tema oli vana poiss ja üldse siuke erake, luges palju ja ütles, et vaata, inimesel on 2 jalga. Ühe jalaga tema armastab elada minevikus ja teise jalaga armastab ta elada tulevikus ja siis pissida oleviku peale. Ehk tegelikult ma laen ennast sellega, et ma ei mõtle ei minevikule, katsun mõelda mitte minevikule ja tulevikule. Mul on ka omad hirmud, aga võt see sinna hetke tulemine ja vaata hingamine, nagu ma ütlesin, see häälik, südamega ühendumine, ikkagi need, mul on ka teatud afirmatsioonid, mida ma endale ikkagi nagu räägin, aga lihtsalt vaata sõnal on ju vägi, aga sa ei saa seda sõnaväge lihtsalt kasutada niimoodi, et sul taga ei ole tunne, et sul peab kehaline kontakt ja emotsioon ka tekkima. Siis hakkab toimima, siis see vibratsioon hakkab nagu sinu ümber nagu toimima. Ja muidugi ma laisklen hästi palju. Väga palju lihtsalt laisklen. Niimoodi laengi ennast. Aga vaikus? Ma elangi vaikuses. Et mul kodus ei ole kunagi üldse mingit muusikat. Me ei räägi sellest, et ma üldse kasutaks meediat, et mul on küll füüsiliselt telekas, aga see on täis nagu selliseid ilusaid pilte, mis mul nagu meeldib elust vaadata ja ma elan kogu aeg vaikuses ja ma olen hästi eraklik inimene, et mitte sellepärast, et mitte mul ei meeldi suhelda inimestega, meeldib ikka, aga ma näen, et kui suur õpetaja on vaikus ja kõige paremad taipamised ongi mul just tulnud öötundidel, et see magamatus on nüüd 2 otsaga asi, on hea ja halb, aga samas on ta mind nagu õpetanud ja just see vaikuses olemine. Just, mul on ka vaikusest sündiski minu see praegune suund samamoodi, sest ma tundsingi, et mu ümber on lihtsalt nii palju müra, ma ei tea, kas ma olen ja siis ma lüütsin lihtsalt kõik välja, ma ei vaadanud, ma ei tea, telekat me ei ole juba aastaid vaadanud. Raadiot ei kuula, autoga sõites, muusikat väga valin, mida ma kuulan, sest muusika samamoodi mõjutab meie mõtteid kõike. Et nagu inimestega valin väga, kellega ma koos olen, nagu hästi valin oma ümbruskonda, sest ma nägingi, kuidas mind nagu varem niimoodi täiesti ära matis lihtsalt. Ma ei tea nüüd üldse, kes ma olin. Et sealt nagu tuligi see, ma lihtsalt ütlesin üks hetk, et aitab, ma ei taha mingi iga teine lammas olla põhimõtteliselt. Vaid ma olengi nagu mina ise, siis hakkasingi õppima ennast tundma ja läbi vaikuse samamoodi olingi, et mul on küll elukaaslane, aga ma lihtsalt olingi vahepeal täiesti üksinda, läksingi tantsutrennidesse, see pani väga loovuse käima. Just, liikumine on just liikumine ja see iseendaga aeg, see nagu õpetab väga palju, et sa oledki lihtsalt iseendaga igav hetki, sest igavusest hakkab mõte käima. Ja niimoodi samamoodi, kui mul ka kliendid küsivad, mul ei ole postituste ideid, siis ma lihtsalt ütlengi, et istu maha, lihtsalt oota. Sest niimoodi hakkab nagu aju ise genereerimist, hakkab igaveks. Tähendab, looja hakkab tegelikult läbi vaikuse sinu enda looja ja me oleme kõik loojad, hakkab nagu suhtlema ja paraku selle müra keskel sa seda ei saavuta. Just. Ja lihtsalt see ongi nagu tõde, aga muidugi on see tänapäeva maailmas hästi suur väljakutse, sest mida aina rohkem nagu pannakse kogu aeg nagu tähelepanu hajutama. Sellepärast ma räägingi, et see kõrvad kinni. Et see kõrvad kinni on ikkagi niimoodi, et sul ei tule midagi sealt infot, sa ei kuule väljaspoolt mingit häält sisse tulemas. Ja see hääl, mis sul endal see kontakt, mis sul tekib, see on nagu hoopis midagi muud, et jah, ma päris erakuks nagu ei ole muutunud, aga ma samamoodi valin inimesi, kes on mu ümber, et ma olen pidanud tegema väga suure nagu
puhastustöö ja eriti toimus see puhastustöö, kui mul nagu 2025 märts, 14 märts oli kliiniline surm ja ma sain nagu kogeda seda, et aega ruumi pole olemas, et ma nägin, tähendab, ma ei näinud, ma kogesin seda nagu suuremat nagu siis nimetame siis universumiks, et sealt ja seal on nagu puhas vaikus, et te teaksite. Ja see on hoopis teistsugune vaikus. Aga seal on nagu sellised kõrgsagedused. Need on nagu sellised vibratsioonid, et see on nagu, meie keha on nagu hästi, see siin maa peal, see energia on hästi tihe ka. Et miks ma nagu nende helide või häälega nagu räägin ka nagu või aitan inimesi, et sa saaksid sellest tihedusest läbi, et sa saad kogeda seda teistkust nagu teadmist ja just see, et sa nagu puhkad uuesti nagu selleks tervikuks, sest me olemegi tervik, me ei ole ainult siin individualistid. Aga üksi olemine on väga nagu tervislik asi ja vaikus. Aga jah, sotsialiseeruda tuleb ka, sest muidu tulevad omaette teemad. Aga siin tahetakse hirmudest teada. Et kuidas saada mineviku hirmudest ehk harjumistest üle, et olevikus edasi liikuda paremuse poole? Kallikesed, ma ise siin, ma elan ka tegelikult sügavates hirmudes ja kaheks põhjuseks ongi, et tegelikult oli mul nagu minevikust nagu hästi palju, no on seal ikka pagasit. Pluss ka tuleviku ees, et ma ju nüüd astusin oma südame teekonnale ja mina ei tea, mul ei ole nagu sellist struktuuri, aga ma võin äkki jagada seda, mida ma täna siia nagu sõites nagu kirjutasin autos järsku. Et ma ei tea, millegipärast ma tahan seda jagada. Et selle sõnum on siis selline, et sügavalt elavatel inimestel pole surmahirmu. Elu suur tragöödia ei ole mitte surm, vaid see, millel me laseme endas elu jooksul surra. Me ei suudaks kunagi õppida julgust ja kannatlikkust, kui maailmas valitseks ainult rõõm. Et see hirm on tegelikult nagu suur sõber, et temast on tehtud nagu vaenlane, aga ma elasin terve see eelmisest kolmapäevast alates ma tõmmati üks mineviku asi nagu üks trauma, mis mul on nagu olnud lapsena. Tõmmati niimoodi nagu lahti see haav ja mul tekkisid nagu sellised hirmud, et ma mõtlesin nagu selle nädala esmaspäeval, kas ma üldse suudan nagu üle elada seda. Ja mis ma hakkasin tegema ja mis on alati aidanud, selles kõige raskemas momendis hakka tänama, tänagi. Aitäh, et ma elan, aitäh, et ma ärkasin ja sellel on maagiline mõju, et ma tänan, et mul on käed-jalad otsas. Ma tänan, et mul on kodu. Ma tänan, et ma saan värsket õhku hingata. Et sellel tänulikkusel on nagu lihtsalt meeletu maagia ja eriti siis, kui sa oled selles kõige madalamas hetkes ja kui sa seal ei unusta tänulikkust, siis hakkab jälle juhtuma ja läbi hirmu, ärme karda seda hirmu, seal toimuvad nagu meeletud taipamised ja kasvamised, aga nüüd on nagu üks asi see, et ma isegi tänasin kõiki neid traumasid, mis mul nagu lapsepõlves oli ja ma muutusin nagu läbi südame nagu tänulikuks. Ja ma mõtlesin seda siiralt. Ma ei tea, kas see kedagi aitab või mitte, aga see on maagia ja see toimib jälle. See on selles kõige nagu suuremas nagu hirmu hetkes nagu päris jabur, eks ole, et aitäh, ma tänan, ma andestan. Ja see on julm. Ta ei ole julm, ta on meie õpetaja. Need on nii head kogemused ja siis on õpetlikud kogemused, mitte halvad. No mida ma nagu ka teada sain pärast seda kliinilist surma, et siin me oleme ikkagi elukoolis. See pole siin mingi naljaasi, et sa võid ükskõik kui palju endale teadvustada
aga tähtis on see, kui palju sa koged. Ja kui sa nagu koged neid hirme või lähed läbi ja me räägime ka rõõmust ja päris emotsioonidest, eks ole, kui sa julged nendes olla ja need tavaliselt tabavad meid need just vaikusmomentidel, mitte selle virvarri ümber, vaid see elu on tegelikult meil siin antud ikkagi nagu elukooliks. Ja see on kool. Ja meil kõigil on hing ja me tulime oma hinge eest ikkagi nagu hoolt kandma. Kas on midagi? Läksime nüüd nii sügavale. Aga vahepeal sa mainisid seda teiste arvamusest hoolimine, et see nagu tõmbas sind täiesti nagu nii-öelda kuhugi maal ära. Ma arvan, et see on tegelikult paljudel enamustel meist, aga kuidas mulle meeldib seda vaadata ja kuidas ma nagu ennast nagu ümber programmeerisin, oli see, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma olen tulnud siia maailma mingi andega, mul on mingi sõnum, mingi missioon, mingi taipamised. Kõigil on anne. Jah, meil kõigil on see ja ma olen tulnud ju siia, et teisi aidata, eks, aga kuidas ma aitan, kui ma ei ole nähtav, kui ma ei pane ennast igale poole. Ja siis seal ma saingi aru, et inimesed ju tegelikult vajavad seda, mis mul on, seda infot, seda minu mõtteviisi, kõiki neid kogemusi, mis ma läbi elan ja kuidas ma nendest aru saan, minu vaatenurka. Aga selle jagamiseks ma pean tulema nähtavale ja seega ma ei mõtle, et nüüd mingi 1000 vaatavad, vaid nagu nii, mõned vaatavad, mõned on niimoodi pooleldi kohal, mõned ei isegi vaata, lihtsalt panevad edasi. Aga need, keda see kõnetab ja kui see isegi aitab ühte inimest või kui isegi videot vaatab üks inimene, teda väga aitab see asi, mis ta kuulis sealt videost näiteks, siis tegelikult ju missioon on täidetud, sa aitasid kedagi oma infoga. Ehk siis pigem mõeldagi niimoodi, et sa nagu aitad seda inimest, kes on vaja, kellel on vaja seda asja kuulda, mis sul praegu öelda on. Et ei tasu öelda, et äkki kedagi huvita, mida ma arvan või tean. Et kindlasti neid inimesi on, muidu meil ei oleks ju neid mõtteid. Sest kõigi mõtted on ju kellelegi mingi uus mõte. Et samamoodi, et ei tasu seda enda nagu erilisust ära unustada. Kõik oleme väga erilised. Aga kuidas seda nagu leida, kui keegi ei näe, et kui eriline ta on. Näiteks ongi ta, ütleme nii, et töötab kuskil kontoris, kus on meil mingi 10 samasugust inimest talle töötamas, eks. Et kuidas siis on, mina olen nüüd eriline. Täna ma tulin ka selle palvega, et kui kas või üks süda saab siit puudutatud nagu meie nagu koosviibimisest, olen ma juba väga tänulik. Ja huvitav on see, et need inimesed, kellel tegelikult on nagu öelda, nagu, kes on läbinudki mingisuguseid raskemaid nagu olukordi, ei julge ennast väljendada ja maailmaga jagada, et kuidagi vaata see aju ka areneb meil nagu ja aju on kogu aeg muutumises, et see, mismoodi me nagu anatoomiliselt võime nagu ennast nagu reaalselt uuendada, et mida intelligentsem inimene, mida tundlikum inimene, seda vaiksemaks ta muutub. Et see on nagu, et sa nagu saadki aru, et mul nagu justkui ei ole midagi enam öelda, aga tegelikult on see ka, et kui see, mida mina nagu nüüd õppisin, et see vaikimine, ta ei ole nagu ikka kulda väärt, et see vanasõna ei pea paika, sest me oleme kõik tulnud esiteks andega ja ma ütlengi, et tegelikult see häälekus, aga sõnadel loomulikult on, ma ütlen veel kord, nagu vägi, et ei tasu nagu haiget teha, sest kui sa, mida ma nagu seal teispoolsuses, ütleme teispoolsuseks, et kõik, mis sa teedki iseendale ja seal on üks vahekoridor, et seal võetakse päriselt kaalule see, et mitte nagu sa ei saa nagu keegi teine ei mõista su ülekohut, vaid sa saad tunda neid tunded, mida sa oled teistele teinud. Täpselt need tunded, mis sa oled tahtlikult, halvasti, kellegagi käitunud, sa saad neid emotsioone tunda. Ja katsume üksteise vastu olla nagu leplikumad ja tegelikult nagu imetlusega vaadata üksteist pigem. Sest hästi hea ja lihtne on nagu vaadata, kritiseerida, eks ole, kellegi arvamust ja kõike, aga
aga kui vaadata nagu imetlusega, et kui palju see sinule endale ka ruumi sisse toob ja kui palju sul hakkab veel rohkem neid andeid nagu avalduma ja see maailm vajab nagu hoopis teistsugust käitumist. Ja see, mis sa teed, see on imeline. Aitäh, et sa nagu aitad nagu täna seda kuuldavale tuua, sest mina ka tegelikult olen kuidagi nii vaikne, aga ei taha üldse vaikne olla. Aga siis ma mõtlengi, et mida mul öelda on, aga samas on nii palju öelda, eks ole. Ja siis ei ole nagu midagi öelda, mõtled, et mida rohkem ma tean, siis seda vähem ma tean. No. Aga noh, siiralt südamest jagan. Puudutaks ka veel. Hea tee on muideks. No super. Nii, siin tuli palju teemasid. No räägi. Aga ma arvan, et edasi räägiks sellest, et kuidas hääl saaks emotsioone vabastada. Sest meil on ju kogu aeg kõik asjad tekitavad nii palju emotsioone. Vahepeal on täiesti sellised, et okei, ma ei taha mitte midagi, lihtsalt minge kõik ära, ma tahan üks olla, kõik sellised. Aga kuidas me saaksime häälega nii-öelda ennast kohale tuua siis ja tervendada? On sul sellega midagi jagada? No tähendab, vaata, kui me räägime nüüd nagu traumatest või vabastamist või kui sul hakkab nagu siin kõris see pinge või sul seest nagu see hääl ei liigu hästi, et siis loomulikult igal häälikul on oma nagu tähendus. Aga soovitan kindlasti, me ise ka teeme seda automaatselt keha nii tark ja alateadvus samamoodi A-häälik. Eriti kui sul siit nagu ei taha enam läbi tulla, eks ole, sellepärast, et sul ongi need emotsioonid siin kihiti, et võtad selle sama jälle, meie käed on meie südame pikendus, midagi ei ole teha, kõik me oleme südamega ühendatud ja hakkad patsutama siia rinnakule mitte niimoodi, eks ole, nagu siis vaid pehmelt selle kohaga ja hakkadki tulema A-häälikuga ja tekib see vibratsioon, lõug peab hästi lahti olema, et sa lähedki, vaata, sinu isa on hambaarst, eks ole. Aga kui lähed kurguarsti juurde ja arst ütleb, et kuule, ma ei näe, eks ole, su kurku, siis sa ikka teed, pead ikka niimoodi ikka korralikult. Ja soovitan neid lõualihaseid ka masseerida, sest tegelikult me surume hammastega ja kõigega nagu niimoodi alla, et see lõualihas on kõige pinges olevam lihas ja paratamatult see A-häälik, muidugi sellega ei tasu nüüd üle ka pingutada, sest see siia rinnakule patsutamine tõstab testosterooni, et noh, Seepärast see gorilla asi ongi. Ja sellepärast ma ütlengi, et teeme selle kohaga ja sealt peab tekkima see, mitte pea, et seal ühesõnaga loomulikult, kui suu on avatud, et siis see nagu, sul tekib ka vibratsioon, et kas ma tohin siin teha, ma ei tea, see mikrofon muidu siin läheb hulluks. Ma proovin. Et see võnge, sa kuulsid seda võnget, on ju. Esiteks ta hakkab puhastama, teil võib hakata tulema siit tegelikult ka nagu, et hakkab ka, võite hakata röga võib hakata tulema, aga ta tõstab energiat meeletult ja ta tõstab kõik selle valu ka esile. Ehk see on nagu kõige lihtsam nagu viis nagu vabastamiseks, kui te küsite nagu vabastamise häälikut, on ju. Aga on ka nagu teisi häälikuid, et seda infot on nii palju, et noh, tundub, et siin võikski vist tõesti, ma ei tea, 27 tundi rääkida, on ju, aga nii vist ei saa päris. Kas kellelgi on küsimus, küsige nagu julgelt, et praegu on nagu veel need, on jah, aga vastame küsimustele vahepeal. Nii. Aga lõualihased siis inimesed, ja see on see luku koht, eks ole, ja pöialt ega õrnalt masseerida iga päev. Et see nagu juba muudab teie elu väga palju, et tundub jälle lihtne, aga väga tõhus. Küsitakse veel mingeid huvitavaid hertside numbreid ja mõju. No nii. Kust seda leida? Sa pead tegema mingi digitaalse toote hertsidest. No tegelikult see on
need teadmised on juba olnud ju aastatuhanded, see lihtsalt on ära vaikitud maha, et Tesla ja väidetakse, et kõik need püramiidid ja kui me räägime nagu Stone Age'ist ja kõigest, et tegelikult seda ei teinud inimene, et ta tõi need suured kivid, vaid see helilainetega, nende sagedustega mõjutati niimoodi, et need said nagu paika. Ei tea, ei elanud sellel ajal, saan rääkida ainult oma kogemusest, et Tesla sagedusi uurige. Tegelikult on infot päris palju nagu internetis, et lihtsalt tuleb osata nagu õigesti küsida ja vaadelda, aga noh, ma võin tõesti, ma ütlen, et päris paljud inimesed tunnevad näiteks rahutust iga päev selles maailmas, et ma võin öelda ühe sageduse, mis tõesti teil aitab nagu rahu nagu säilitada, on 432 hertsi. Seda me vajame, et palun, et siin juba nagu toimub juba päris suur muutus. Et neid hertse on nagu veel ja ütleme niimoodi, et no ma ütlesin ka, et ma häälestan inimeste kehad ära kõigepealt, et ka need hertsid hakkaksid mõjuma, nii nagu klaveril harmooniliselt hakkaksid ilusad muusikapalad mängima, et need ka hertsid sinu kehas hakkaksid toimima ja sa muutuksid selleks tervikuks, vajab natukene lihtsaid asju, mitte midagi keerulist. Nii, kas on veel? Hetkel siin ei ole, aga ma küsiks sult, et kuidas siis alustada oma häälega üldse ühendumist või nagu sellist hääle näitamist siis välja. Kuidas see täiesti nagu nii-öelda rookie või beginner level on? Mis sa küsisid? Mis rookie? No mis selline esialgne nagu etapp on üldse, et kuidas nüüd olete mingit inimene, kes on nagu täiesti kuskil augus, ta ei tea, mida kus peale hakata. Yeah. Et mis see esimene samm oleks, kuidas nagu minna sellele teekonnale? Me oleme juba täna mitu korda seda teinud, teeme siis kõik seal, ma võtan need kõrvarõngad ära, kellel on ka kõrvarõngad, teeme siis kõik puust ja punaseks. Võtke ära, mis teid siin tordib. Teil ebamugav ei ole. Et see hääl, ma ütlen veel kord, kõrv on meil manipulatiivne organ. Et kui sa juba paned käed kas või niimoodi, eks ole, räägid, kõlab see teistmoodi. Paned juba niimoodi, kõlab teistmoodi, hoiad neid niimoodi nagu teokarbis, kõlab teistmoodi. Me kasutame neid, mina nimetan neid käe nagu kannakesteks. Käed on südame pikendus ehk südamega ühenduse tulemine ja see siin on meil seotud just selle kõri poolega ja hääle poolega. Ehk keha armastab ka puudutust. Ma lihtsalt teen selle puust ja punaseks ette, et kõik teavad, kuidas siis oma häälega päriselt nagu ühenduda. Sõrmeotstega paitate 3 korda õrnalt. Tehke kõik nüüd järgi siin, ärge siin häbenege. Kõik on praktika. Me juba tegime. Et puudutus ja miks just puudutus, sest keha armastab seda kontakti. Ehk sa häälega ka ei saa niisama kontakti taha, ma hakkan siin niisama laulma, et see on läbi puudutuse. Sa vajutad nende kannakohtadega siia endale kõrvade peale nii, et sul tekib vaakum. Seda ma nimetan, et kas sa lähed ema üssa, see on ema üssa mineku hääl tegelikult. Kõigepealt sa nagu hingad, kuuladki seda, et see on kõige turvalisem koht, kus oma häält. Muidu see hääl, mida sa välja räägid, see kõlab hoopis teistmoodi ja see tuleb sulle endale ka muidu sisse teistmoodi. Sa vajutad siia ja miks ma räägin, et silmad kinni, sest infot läheb liiga palju silmade kaudu välja, tuleb sisse. Kõik info kinni, kõik kõrvad kinni, silmad kinni ja algul hingadki, sest hingamisega kuuled ja tule tõmmiga. Tehke nüüd järgi seal ka, proovige lihtsalt. Aga nii, et kellelgi kõrvarõngad ei teeks haiget ja sa ikkagi surud need kinni nagu. Kaua seda tegema peab? Või kui tihti ka? Mina teen 1 minut päevas. Et piisab täiesti sellest ja ma arvan, et üks, kes seda nüüd nagu proovis nüüd nagu päris südamega teha, ta kuulis oma häält hoopis teisel viisil, mida ta pole varem nagu kogenud. Ja see on esimene harjutus ja see on ka see harjutus, et kui sa nagu päriselt tahad nagu hakata viisi
või noh, laulus või kõiges nendest takistustest läbi saada või lõdvestuda ka, sest head lauljad on ikka need, kes laulavad läbi südame ja lõdvestunud keha, mitte pinget, on ju. Et ja kui sul endal on võimalus nagu kasvõi esialgu tee kasvõi 10 sekundit, sellest juba piisab. Aga 1 minut on nagu ideaalne. Et see on see häälega. Mis sa arvad, mis juhtuma hakkaks, kui nüüd kõik inimesed hakkavad oma häält kasutama? Maailm muutub ilusamaks paigaks. Esiteks on see, et sagedus tõuseb, kui inimesed nagu ka nagu päriselt ma räägin sellest, et hakkavad nagu läbi oma südameilu nagu seda väljendama, et selle maakera, sellel planeedil on vaja seda, et me just ühiselt hakkakski koos laulma. Ja Eesti on imeline riik. Me oleme vabaks ennast laulnud. Juba number 1. Mis tegi laulmine, on ju? Mis tegi see, et kui me tulime ühiselt kokku? Mis teeks see, et kui me nagu ühiselt nagu õiges sageduses nagu hakkaksime nagu helisema nagu terviklikult? See tõstaks nagu, see muudaks nagu maailma nii palju. Ja ma väga sooviks, et me istukski seal nagu üksinda kusagil igaüks nagu seal oma ruumis ja kardaks oma, et kas mu hääl on piisav või mitte. Ei ole asja üldse selles, vaid selles koos olemises ja sellega on natuke suurem. Tuleme nagu välja nagu enda sellest isiksuse ja hirmutsoonist, et mõtleme nagu seal terviku peale, et see on väga tervendav. Et see looks nagu imelise välja ja universum kuulab seda kõike. Ja see sagedus, siin toimuvad tegelikult päris suured muutused ja 2026 hakkas see pihta. Et siin on nagu viimane aeg oma häält hakata nagu lõpuks läbi südame just nimelt nagu väljendama. Ja mis ma nagu ka inimestele õpetan, et keha kui instrument, et luud helisema. Et arvate, et kõik toimub läbi lihaste, lihased ühenduvad luude külge ja sealt hakkavad luud helisema ja see on see sinu kõlakoda. Et noh, ma pean hakkama rohkem töötubasid tegema, ma ei tohi siin vaikida, et inimestel on vaja seda infot. Et nüüd on see, et kas saab Ave juba ükskord seal oma vaikusest välja tuldud või mitte. Ja, mind aitas see, ma lihtsalt panin kuupäeva paika ja ei ole mingit mõtlemist, vaid tegutsema. Ja huvitav on see, et vaata, kui sa teed südame asja, sa ei tee enam seda nagu, mina näiteks teegi, ma ei tee mingi esiteks nagu raha pärast, see on huvitav. Nagu kadus ära. Ütlengi selle välja, ma olen teenistuses. Nagu reaalselt ma olen teenistuses. Ja kui keegi tahab mind tänada, ta tänab mind. Ja siis, mis seal nagu on veel huvitav, et nagu mingi tegu ei ole ka. Et see nagu, et ei ole nagu see, et kas ma nagu nüüd kuidagi oleks parem või mitte. Et muidugi on hästi palju selliseid õelaid kommentaare tulnud inimeste poolt, kes ei tunnegi mind. Aga järelikult nad tunnevad mingit hirmu, mis nagu on see, et tuleb see tõde ju ära vaigistada. Aga nüüd tuleb siit nagu, ütleme niimoodi, et mina tean, mis mu süda tahab. See juhib mind. Ja ma olen teenistuses ja ma olen alandlik. Ja ma olen päriselt alandlik. Ja ma õppisin selle alandlikkuse tegelikult ära nagu alles hiljuti. Et, ja sa oled niimoodi, et jah, sa oled ka usalduses, millega mul on natukene veel tegelemist, aga teenistuses olen ma küll ja alandlikkuses ka. Ja see on nagu see, et me oleme palju suuremad, kui me nagu arvame. Aga oleme tegelikult kõik suured. Ma ei tea, palju juttu. Väga võimas, et hakkabki vaikselt lõppema, et meil on veel 4 minutit jäänud. Kui kellegi on küsimusi, võib veel küsida. Et see oli selline hea sissejuhatus. Me nagu vahepeal kadusime kuhugi sügavusse ka ära, aga täna ma ütlesingi, et kui te ütlesidki 1, 2, 3 ja nüüd hakkab pihta, ja nüüd on see nagu see sukeldumise moment on hästi sügav.
et noh, väga vabandan, kui läks liiga tiipiks, aga oli vaja nagu järelikult jagada. Nii. No nii. Kas sul on muidu tulemas ka mingi töötuba? Elvas vist tuleb sul varsti? Tahad sa sellest jagada midagi? Absoluutselt. Seal on niimoodi, et seal on kohtade arv piiratud, siis ma teen ühes imelikus haldelikus leivakojas. Üks imeline Merle, kes läks ka oma teed, hakkas leiba küpsetama. Teeb nagu sellist leiba, et nagu lihtsalt imeline. Ma ütlengi, et leib, siis see, et meie esivanemad ju kõik laulsid läbi laulu, eks ole, tehti tööd, oldi koos, läbi selle mõmisemise, et ma väga valin neid ruume, kus ma nagu töötubasid teen. Et ma ütlesin veel kord, ma ei tee seda nagu raha pärast, et hirmsasti massid kokku ajada ja mingi suur festival on ja et siin on natuke teine tähendus, aga Elvas, kes on seal nüüd Lõuna-Eesti kandis, võivad küll tulla, et veel viimased 5 kohta on olemas. Ja tegelikult on võimalik mind kutsuda. Minuga on võimalik tegelikult ühendust võtta, öelda, et kuule, hei, Ave, tead, tule sõida siia Saaremaale või käime siit Põlvast läbi või tule Pärnusse või tule nagu Kohilasse, et meil on ruum olemas, meil on toredad inimesed, kes nagu on südamest huvitatud. Ma olen olemas, et ma ütlesin veel kord, ma olen teenistuses, et ma ei ole selline jah, et ma nagu satin ja siis ma niimoodi hirmsasti planeerin, aga ma teen hästi palju individuaalseid nagu vastuvõtte. Et üks ühele, et on 2 tööd. Üks töö on siis see, kus inimene soovib lihtsalt nagu saada nagu harjutusi, et ja on teine töö, kus inimene soovib päriselt nagu vabaneda kõikidest nagu oma nendest hirmukihtidest, saada ka nagu tegelikult teada, et kus tal see asi nagu päriselt takistus või kinni on, et see on nagu selline pikem protsess, aga mina olen nagu, mul 2 jalga all ja ma võin igal pool tulla, kutsuga ka. Nii et, aga ikkagi läbi südame, on ju, veel kord. Aga selleks peab nagu valmis ka olema. Tavaliselt inimesed tulevad siis, kui ma olen valmis. Me ei pea. Tähendab, see valmisolek on, mina lasen alati kõigil nagu hästi vabalt tunda, et see, kui sa hakkad ootama, et millal ma valmis olen, siis sa võidki jääda ootama, et kui sul nagu ikkagi tekib see nagu südamesse võnge ja sind puudutab, siis ma veel kord toonitan, aega ei ole olemas, jätke meelde, on ainult hetk ja kui see hetk kõnetab, mind on võimalik leida üles aveoja.com lehelt, just, te võite minuga ühendust võtta läbi sotsiaalmeedia, mu isegi number on avalik, te võite isegi minuga rääkida, kui mingi kahtlus on, et ma olen nagu reaalselt igatepidi nagu infoga olemas väljal ja kui kõnetab, siis hakkame kohe pihta, ega ei ole mõtet edasi lükata. Just, see aasta on ka selline nähtavuse aasta, nii et on või? Tasub ja eelmine aasta oli selline vanade mustrite lagunemine ja nüüd see aasta ongi siis ärkamine, et kes ma siis olen ja näitamine välja, kes ma olen. Ja hobuse aasta ja vaata see 9-aastane tsükkel sai läbi ja hobusega on nagu päris konkreetsed lood, et kas hüppad hobuse selga ja kappad või siis sa jäädki mõtlema, et millal ma seal nüüd siis valmistun ette, kas ma oskan ratsutada või oska, siis hobune lihtsalt pidi julmalt nagu ära tallama, üle minema ja kappama sust üle, et noh, nüüd on siis iga nagu enda vastutus siis nüüd vaadata. Ma räägin väga naljakalt alati, aga ma räägin südamest. Ei, muidugi. Aga aitäh sulle. Aitäh sulle. Ma arvan, me peame midagi veel tegema. No. Et juttu jagub palju. Absoluutselt. Ja mida ma tegelikult soovin nagu öelda, et armastage ja armastage iseennast. Öelge kas või praegu nagu lähete nagu kas või korraks hetkeks siis enda sisse käsi südamele ja öelda, et ma nii armastan iseennast. Ma olen nii tänulik. Aitäh. Nii ongi. Ja aitäh teile ka kõigile. Aitäh, et olite meiega.